Tere, mina olen Merilin Mälk. Ja mina olen Merilin Mälk. Oleme täna Hommikusöögiklubi saates. Ja vaatame, kui hästi me üksteist tunneme. Mina alustan. Mis aastal ma osalesin Staari saates ja mitmenda koha ma sain? Superstaari saates, jah? Jep. Okei. Kohe teen asja selgeks endale. Teadsid, et üldse käisin? Ei, ma teadsin, et sa käisid. Ma ükskord ka uurisin, aga ma ei mäleta, kuhu ma selle uurimisega jõudsin. Kui mu mälu nüüd ei peta, mis ma arvan, et ta teeb, on äkki 2017. Ta ei olnud kindlasti siin lähiajal, 2018. Ma pakun 2018. No. Kui sa sihukest häält teed, see äkki 2019, aga ma panen 2018 ma ei ütle midagi, ütle, ma vastasin. No okei, kui see nüüd oli 2017, ma olen tõsiselt pettunud endas, et ma oma sisetunnet ei jälgi. Aga... Jään endale kindlaks nüüd. Jään endale, mis see nüüd, okei. Paneme 2017 ikkagi. Ja mis koht? Ma tahaks sihtida top 3. Panen teine koht. Ei tea. Okei, Toomas, sul oli esimene õige 2018, oli eelmine hooaeg ja ma sain 3. koha. Top 3 jälle käisid väga hästi. Ei no... Midagi ta teab. Midagi ma tean ikkagi. Alustan väga provokatiivselt. Sa ei ole minu esimene naine. Milliste naisartistidega olen ma varem koostööd teinud? Okei. Milline pant, eks see? Ma ei väga segadus algus. Oodad. Päriselt ka või? Sa ei ole jah, mu esimene. Üks on võib-olla poliitika valdkonnaga seotud ja teine on samamoodi võttis see aasta Eesti Laulult osa. What the hell? Oota. Poliitiku naine, mida rohkem ma ütlen midagi. Moonika Helmes ei ole, ma ei tea, kas ta laulab üldse. Nimi hakkab A-tähega. Ma siin annan vihjeid segamini, nüüd sul võib olla liiga sassis kõik. Ahah. Sellest tuleb pikk saade. Sellest tuleb väga pikk saade. One eternity later. No järgmine täht on N. Ann-Marlen. Jaa! See oli see 3-kesi. Jeps, ma ütlesin kirota liiga peal. Ma olen nii rumal. Ma tean seda laulu väga hästi. Kas seda poliitiku ma pakud ära või? Poliitiku naine? Ei paku või? Kes on Taavi Rõiva naine? Luisa. Temaga on ka lugu. Et ma ei olnudki esimene naine. See on mille. No 3. ka koht. Nagu top 3 selles. Vaid. Sam. No nii. Väga isiklik. Kas ma olen tuim ja tundetu või pigem valan kergesti pisaraid? Kuna sa oled nii energiline ja hüperaktiivne kohati, siis ma eeldan, et pigem emotsioonid on ka taolised. Ehk siis pigem tulevad võib-olla pisarad kergemini. No meist 2 olen ma pigem tuim ja tundetu. Nagu ka lugu. Okei. Äkki. Ei tea. Võin õigesti, jah? No see on küll, jah. Nagu viimasel ajal pigem olen tuim ja tundetum, aga siiski ma väga emotsionaalne. Nagu kui mina nutan, siis ma nutan. Kui ma naeran, siis ma naeran. Ma ei nuta, mul peab ikka midagi väga korrast ära olema, et ma nutaks. Mehed ei tohi nutta. Miks ei? Mõtle, kui sa näed tänaval meest nutmas. Veidere. See on nali. Natuke naljaga tegema. Mulle meeldib näha mehi haavatuna. Muidugi meeldib. Millised on olnud mu varasemad räppari nimed? Nagu kujundlik või... Sammu. Ei, see on täpselt samane, see ongi Sam, aga need on lihtsalt, see oli see SoundCloudi generatsioon jälle. Pildi, või nagu kõla poolest oli ta sama, aga pildis oli ta veits teine, nagu kui praegu mul on äädappidega, siis S oli seal. Rahatähtedega. Jah, täpselt. Oota, see oligi või? No see oli üks, mul neid 4 tükki olnud. Oh my goodness. Eesti Eepos, või noh, kõige kuulsam raamat põhimõtteliselt. Mitte Tõde õigus, see teine, veel rahvuslikum. Kuulta, te vaata mind proovile siin. Pange kinni kõik. Kõige suurem. Õigus või Kalevipoeg. No võt, Kalevipoeg just. Ei teinud küll õiliks. Ja mu nimi oli Kalevipoeg. Ei, mitte Kalevipoeg. See oleks äge olnud, aga mu nimi oli MC Kalev. Ma pidin kuidagi ikka räpparlikuks selle muutma. Okei. Kuna ma elan Nõmmel, eks ju, ja seal on männid. Nõmme. Ei, oota. Räägin loo lõpuni. Elan Nõmmel, seal on oravad, männid ja... Oravad ja männid?
üks loom on seal veel hästi levinud Nõmmel. Rebane. Nõmmel. No võib-olla on rebaseid, aga ta ei ole levinud. Oota. Lähed hommikul välja ja vaatad seal väike, tegelane kõnnib aias. No okkaline värki. Siil. No võt, siil. Sa olid siil? Ma olin siil. Need on Nõmme rahvusloom, rebane. Mu räppari nimed on olnud MC Kalev, Siil, kus juures hüüumärkidega, mitte ID-ga, eks ma olin veel ägedam. Siis tuli Dollar AM ehk Sam ja lõpuks tuli see praegune ehk siis SAM ehk siis Sam. Okei, miks ma Greta reisil nutma hakkasin? See oli klassireis. Lind ründas. Ei ole või? Okay. Lind ründas. Ma kujutasin lihtsalt täiega ette, et sa kõnnid kusagil. Mul kunagi ükskord tuli mingi ahvipärdik hüppas pähe, siis ta sikutas mu juukseid. Ma olin mingi 8 nagu lõpetage ära. Ja siis sa nutsid? Ma lihtsalt ei nutnud, ma lihtsalt läksin ülinärvi. Mingi ahv oli lihtsalt peas, ei saanud ära, sest sikutas mu juukseid. Me istusime kõik mu klassikaaslased ja vist terve meie lend oli üldse koos ja veel mingid välismaalased. Istusime, sõime, jõime veini. Veini. On ikka vein või? Ja vein. See rikkus kõik ära. Ja sa hakkasid nutma, sest sa tegid seda tegevust? Pärast seda tegevust. Ja see ei olnud poistega seotud? Ei. See ei olnud lindudega seotud? Ei olnud. Mulle öeldi, mine ja tee. Pärast seda ma nutsin, sest et see ei läinud hästi. Sellel on point, alguses ma ei julgenud, sest et ma ei veini joonud. See vein on ka ikka veel mängus. Mine varasta üks vein meile sealt ja siis joome selle ära. Lava on sinu päralt. Mine laula või? Ja siis sa laulsid ja siis hakkasid nutma, siis see oli nii ilus. Ma olin purjus ja see heli oli lihtsalt kohutav. Ma pidin tegema a cappellas Rise Like a Phoenixit. Siis ma tegin bussi, läksime koju, mul oli sükke paanika. Kas te ei tea, kui palju see mulle tähendab? Ma ütleks, ahv oli küll hullem. Tõmbame selle asja lukku. Äkki ma lõpetan selle ise siis ära. Lõpeta ära, palun. Täname publikut, kes vaatasid ja see oli hommikusöögi saade. Klubi. Hommikuklubi söögi saade. Hommikusöögi klubi saade. Hommikusöögi klubi. Hommikusöögi klubi saade. Lähme ära.